No hõissa, lugupeetud kallid vaatajad. Tore, et oled selle video leidnud. Täna olen tulnud Oldrijärve matkarajale, mis on jälle üks siukene väiksem matkarada, mitte nii tuntud. Ma arvan, kohalike seas muidugi väga tuntud, et siin käivad, ma arvan, väga paljud inimesed tervisest sporti tegemas, lemmikloomadega jalutamas või niisama loodust nautimas. Mina olen siis ka täna tulnud siia, et eile käisin siis Kabina matkarajal ja täna tulin siis siia. Ega midagi, et siuke rada, mina olen siin punktis praegu, et ei teadnud, et parkla on tegelikult siin, aga ma ei hakka ka siin enam sõitma. Et raja pikkus on 7,6 kilomeetrit ja siin peaks olema mõned piktikupunktid vahel, et siit praegu metsa minnes on 3 tükki, aga siin pool on siis isegi 5 tükki. Ja noh, muidugi minusugusele aardekütile on ka siin natukene, nii et siis vaatame ka seda. Aga jaa, tundub, et siuke raja märgistus on, et siis lähmegi siia metsa ossa kõigepealt. Vaatame siia ossa, keegi on oma kuuse siia toast ära toonud. Aga jaa, siuke matkarada siis tundub olevat praegu. Et jah, osa tundub metsas olevat ja osa tundub siis olevat kuskil tiikide ääres ka või siukse ääres seal. Ja nüüd on siis juba jah, teine matkavideo, et vahel matkavideoid ka. Aga jaa, varsti teeme väiksed telkimised ka kindlasti, et seda jaa, ära ikka ei unusta. Ja tundub, et jõudsin ka esimese infotahvlini, et siin pidi infotahvlid ka olema. Ja siis esimene infotahvel, siin on kährik. Et ei tea, siuke tegelane, et kes tahab loob ise paneb video pausile ja aga jah, kuna minul on ka siin 1,2, siis vahepeal ma pean ka natuke ise uurima muid asju ka. Olen siin ojakese ääres ja taamal on seal ka raudteesild. Aga siin ma juba näen, et tuleb uus infotahvel. Et vaatame, mida see infotahvel meile räägib. Et ma juba näen pilti. Kes meil siin siis on? Meil on siin siis harilik orav. Ja noh, muidugi on meil nõges siin ja muid toredaid taimi veel. Aga jah, siit läheb ka mingi rada, aga meil läheb rada siit. Vähemalt tundub, et läheb. Olen järgmises punktis ja kes meil siin on? Meil on metsanotsu siin. Ja üks tsika on meil siin siis. Ja. Nii et ja, kes tahab loeb. Aga ega ma kõiki punkte ette ei hakkagi näitama, et tulete avastada ise ka, on ju nii. Et muidu ma laulan teile kõik ette ja siis teie jätate tulemata, et tulge ikka teie ka ja avastage ise ka. Häält järgi võib arvata, et seal võib olla rongapesa. Et rongad siin ka elavad ja toimetavad. Nii et siis võib seal täitsa rongapesa paikneda. Aga jaa, täitsa uus rada tegelikult tundub. Et postid on küll päris uued ikkagi. Mitte küll nüüd see aasta pandud, aga eelmine või üle-eelmine aasta pandud. Nii et ei ole jah, päris vana rada. Et ikkagi suhteliselt uus rada ja ka ilusti ära niidetud. Tundub, et jah, siin on mingi asi vist äkki veel, sest siin on mingi lint tuleb. Et minu rada läheb küll sinna poole, aga siit tuleb ka nagu mingi asi. Aga jaa, siit saab korra aja maha võtta, puhata.
et täitsa mõnus ju. Saab istuda, aga ma väga ei istu, mul nüüd väga palju aega ka pole siin istuda, et me ikkagi tahaks raja ära teha. Et jah, ja siin on täitsa selline suunasilt ka olemas, nii et lähme mööda seda suunasilti siis. Nagu näha, siin on näha ka, et jalgrattaga on ka läbitud, aga vahepeal jah, siin on natukene rada ligane-lägane ka, mitte küll väga hullult, aga natukene on. Et jah, aru saada, vihmasid tuli ka siin vahepeal, siis ikka kipub natukene poriseks minema. Aga jah, ja siin on ka jälle tõendused, et ka lemmikloomaga on siin jalutatud. Nii et ikka rahvas käib ja linnalähedane koht. Et jah, kõige suurem eelis on muidugi Ülenurmekatel, sest see on neile kõige lähemal olev siukene matka rada või siuke koht, kus loomadega käia. Aga siin on jah täitsa rada juba teistsuguseks. Et siin on kohe täiesti midagi muud, et siuke kitsam rada ei ole ära niidetud siit. Aga igalt poolt ei peagi ära niitma, et ongi huvitav, kui on võsane ka vahepeal. Ongi siuke põnevam. No näed, et siin suht hoogsa sammuga läksin ja peaaegu oleks ühe asjale otsa astunud. Nii et nõrganärviliselt kerige nüüd natukene edasi, siukene 20 sekundit, et teile ma ei soovita vaadata. Aga jaa, meil on siis jah, üks õnnetu korjus siin. No juhtub ikka, et ju vist on ka siit kukkunud või on tal mingi haigus juures või jumal teab mis. Aga jah, midagi pole teha. Kahjuks nii elu on. Ja siit saab juba väikest üleronimist ka teha. Et jah, midagi pole teha. Elu selline ja tulevad uued ja tugevamad ja mina jõuangi nüüd siin raudtee äärde välja, et siis ei teagi, kas rongi ka on. Et täna on ju meil tegelikult 10. juuni, et täna pidi need ventilaatorid hakkama undama ja nii edasi. See kõik trall pihta. Rongiliiklus pidi ka seisma jääma, et lähimasse jaama siis pidi rongiliiklus seisma jääma täitsa. Ja tuul on ka ja soe ilm on. Võtsin isegi pluuse pealt ära. Hakkas natuke liiga soe. Et täitsa mõnus on. Jälle, siuke natukene teistmoodi rada, aga väga mõnus siiski, et ei kurda. Ja siin on kohe asi nii mugavaks tehtud, et matkarada läheb raudteejaama juurest. Et ma ei tea, kas kaamerast näha on, aga siit üks siukene 100-150 meetrit sinna poole on raudteejaam. Et saab ka rongiga tulla, et kes siis, kellel ei ole võimalik siis autoga tulla või ei taha jala Tartu linnast tulla, siis saab Koidula rongiga siia tulla ja saab ka selle raja läbi teha. Et siis jah, et on asi niimoodi kohe lahendatud. Aga ma arvan, et ka siia käivad mingid bussid ka kuskile kindlasti sellepärast, et Ülenurmes ikkagi rahvas elab, et mingi buss peab ikkagi käima sinna. Nagu näha, seal on heinapallid, Aarda polder, et siin peaks olema ka, või vähemalt olid need veised, mis vahepeal siis muidugi väga suurt meediakärra tekitasid. Siin saab puhata jalga ja siit kõrvalt jookseb ka Reola jõgi, et ei teagi, kas kindlasti on ka mingi kala siin sees, ma ei teagi, kas siin on, vaid kindlasti on. Ja ma näen ka uut infotahvlit üle pikka aja, et vaatame siis seda ka korra ikkagi. Mis infotahvel siin siis on. Et jah, õues on täitsa soe. Et ei teagi, mitu kraadi sooja praegu õues on. Ja kes meil siin siis on? Meil on siin üks jäninen. Jah, jänineni jah.
ja kes meil seal on? Meil on väike ilus, või noh, väike ilus, suur, ilus valge tegelane. Otsib sellist süüa. Ja muidugi õht on tühi ju. Jah, see jõgi tundub suht madal ka siin olevat. Kohati ikka ma nägin ka põhja ära. Aga nii et jah, sõbrak otsib süüa. Jätame ta rahus ja süüa otsima. Ärme sega teda pikalt. Tema tahab ikkagi omaette seal toimetada, toituda. Nii et lähme aga edasi. Siin on kuulda, et kuskil ka veisliha räägib juttu. Et kuskil on veisliha ka kõnnib ringi. Et ei teagi, kus nad on, kuskil siin üle jõe nad on. Võimalik, et hoopis tuuakse praegu, siin on ka nagu see loomakäru olemas. Võimalik, et nad seal sees juttu räägivadki. Aga ei tea jah, et siin jah, üle jõe töö käib. Ja kas ongi nüüd ühe osa lõpp või? Tundub nii. Nüüd on osa tehtud. Ja vaatame, kus siis auto on. Auto peaks seal pool olema. Seal võsa taga. Ja ongi näha. Veisliha näha seal. Veisliha näha. Ja nüüd vist matkarada lähebki siia ossa üle. Aga ma vist käin, võtan autost prillid nii kaua. Auto on siin samas nuka taga. Et võtan seda päikseprillid ka, need unustasin autosse. Et siit läheb nüüd see väike jupikene siin ujumiskohta. Aga mina käin ja eelnevalt teen selle raja läbi. Ja seal on veel veislihasid terve hunnik. Siin on ka mingi ports, aga seal on eriti palju veislihasid. Ja sai kruusatee otsa. Ja lähme tagasi siia matkarajale. Et siin peaks olema ka Aardla Poldri järv. Siin samas kuskil. Ei tea täpselt, kus ta seal on. Aga kuskil ta seal peaks olema. Eks vaatame, äkki näeme ka. Ja halliräestad muidugi on ka siin. Minu selle aasta näljaga on palju halliräestad ei ole. Muidu iga aastased olnud. Aga sellegi puhul on hästi palju ikka meeletult suitsupääsukesi. Et kahjuks jah, väga paljud inimesed ju ei salli suitsupääsukesed, sest situvad sõna otseses mõttes. Aga minul on jumala savi. Et saab ka teha nii, et nad ei lagastaks sul seal seine täis või terrassi täis. Et väike lavajupikene alla ja ongi asi ants, aga näed, inimesed ikka ei salli neid. Ja kes meil siin nüüd on? Siin on meil Mägera poiss. Vahelduseks jälle üks vahepunkt. Ja meil on siin nahkhiir, õigemini põhjanahkhiir. Aga noh, ma ei tea, need seal vist küll nahkhiired ei ole. Need jah, väga nahkhiired ei tundu olevat. Nii et need on hoopis need veislihad. No näed, ilusti pink siin ja saab istet võtta. Ja saab vaadata, mida veisliha teeb. Ja vaade. Ja veisliha sööb vist. Nii et siin on ka vaada väiksed veislihad sees, et siin ei ole ainult see suur veisliha. Et siin tundub ka väike veisliha kõnnib ringi. Et jaa, siuke täitsa mõnus koht, kus istuda. Siin jah, mitu ikka väiksed veislihasid paistab ka olevat. Ja mis siin veel on? Sa saad tulla ka samal ajal siia pikniku pidama, istuda siin. Samasugused varjualused olid ju seal Kambja, või mis Kambja? Kavina matkaraja juures ka. Seal Kabina külaplatsil siis olid ka siuksed, täpselt samasugused olid minu meelest. Ja sa saad tulla siia ka rahulikult nautima. Aga noh, muidugi kui sa tuled, siis ikka võta oma praht kaasa. Mul ei ole kahjuski ühtegi kilekotti kaasas, ma kaasa saaks võtta kõik sellisid. Aga jaa, näed isegi ma vaatan lastega on siia jäetud, et õpetatakse lastele ka, et ei teadke prügi metsa. Aga no näed, väga Aardla Poldri järv on seal. Noh, mingi
siuke koht on, kuskilt eriti vist ligi ei saa. Et see on siis ainuke siuke miinus, aga muidugi jah, linnud saavad seal pesitseda, toimetada ja ei olegi vaja, et iga järve juures inimene vahele segab. Nagu siin kuulda, konnad ka elavad head elu. Et konnakoor käib. Ja mina nüüd siin jälle poldri peal või poldri ääres kõnnin ja vaatan, kuhu ma siit edasi jõuan. Siin jõe ääres ongi veisliha, vaatab, käivad joomas jõest vett ilusasti, et siis ei peagi muretsema ju, et kuidas suur veisliha ja väike veisliha vett saaks. Ja mida mina näen seal? Mina näen järgmist varjualust. Nii et vaatame, mis seal on. Ja nagu näha, Keeril aga satukene veel soojem. Võttis särgi ka nüüd ära, naudib nüüd päikest, ammutab D-vitamiini looduslikul viisil. Nii et ju täitsa hea ju. Et jah, täitsa natuke märjaks hakkab tõmbama, kui siin jalutad. Ja metskits läks seal metsa poole. See ka siin kas pikutas või toitus siin heina sees. Ja tema jah, nüüd jooksis ära. Ja see peaks nüüd olema see Tartu-Helsingi lennuk. Külje peal oli kõik kirjutatud Finnair, nii et eeldan, et see on. Kella lihtsalt kuidagi klapib ka, nii et jah, Helsingist tulevad inimesed Tartusse ja Tartust lähevad tagasi. Nii et jah, siuke huvitav asi ka siis töötab meil ikka veel. Ma ei tea, kas kuulda on, aga need ventilaatorid läksid käima. Ja nüüd läks sealpool ka. Need viivitustega lähevad käima. Ja kelle mina nüüd leidsin? Mina leidsin nüüd karu. Ma ei tea, kas siin siis tõesti karu liigub ringi ka või? Et võib muidugi liikuda, aga välistada ei saa, et karu siin ei liigu, aga no mine sa tea. Lõpp on ikka päris heinane. Mulle siin täitsa kohati rinnuni võsa siin. Et jah, siuke väike sumpamine, aga ega kohe peaks jõudma ka tee peale, nii et ja no näed, jõudsimegi tee peale losside taha, aga ega rohkem polegi väga palju. Nüüd kruusa pidi tagasi vantsida ja siis olemegi põhimõtteliselt auto juures. Ja seal ongi see väike rannakene, kuhu ma tõenäoliselt ei viitsi minna täna.
et kõnnin siin edasi auto juurde välja. Aga sellega siis lõpetan ka video ära. Ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, pange ka pöial püsti. Jagage ka kindlasti oma sõprade tuttavatele, et jõuaks ka see video ja see kanal teiste inimesteni. Ja kui midagi sõna sekka öelda, siis alati kommentaarium on avatud. Ja kui sa pole veel jälgima hakanud, siis hakka jälgima, sest see näitab mulle, et teile meeldib see, mida mina teen ja tahate, et ma teeks veelgi. Nii et suured tänud, et vaatasite ja näeme varsti. Tšauki!